tere, armas vaataja! Kui sa siin oled vaatamas, see tähendab seda, et sa oled ka minu kanalile subscriptinud ehk tellinud selle kanali. Ja siis see tähendab ka seda, et sa saad teavet iga meditatsiooni kohta või videokanalduse või mis iganes avaldatud teema kohta. Ja kindlasti oled sa juba kursis ka sellega, et ma olen oma YouTube'i kanaliga läinud nagu teisele platvormile, kui seda niimoodi võib nimetada. See tähendab seda, et hakkan rohkemalt siia kanalisse tegema salvestusi päevakaardite valimisest, kanaldustest, energiatest toimuva kohta, meditatsioone, lühimeditatsioone, harjutusi veel rohkem ja võib-olla ka, mitte võib-olla, vaid alates sügise poole, tähendab võib-olla septembrist, et suvel on praegu selline töine aeg, tulevad ka suvepäevad ja ka selliseid lühikursuseid. Mis teemad täpselt, see on selginemisel ja kindlasti teen videosalvestused siis 12 oma raamatu Ole iseenda elu looja teemadel. Juba salvestasin kodu puhastamisest, aga see polnud otseselt raamatu teema lahtiseletus, vaid vastuseks ühes postituses, ehk siis postituse all esitatud siis küsimusele, kuidas siis tegelikult seda kodu puhastada. Sest kui see keskkond, kus me elame, kodu või see ruum, kus sa oled väga palju, olgu see töökoht või maakoht või suvemajakene, siis igal pool on energiad, absoluutselt kõik on energia ja see energia võib mõjutada sinu meeleolu, sinu enesetunnet, sinu tervislikku seisundit, und, söögiisu ja ka, nagu ma ütlesin, tervislikku seisundit, siis võib tekitada heaolutunnet, aga võib ka tekitada ärevust või siis sellist muud ebakõlalist enesetunnet. Kui kodu on, ehk see ruum, kus sa oled, on puhastatud, siis on sul endal ka seal mõnusam olla ja sinu energiakeskused, energia olemus harmoniseerub. Sa oled heaolus, oled teadlikkuses, oskad teha valikuid toidus, hingamises ja ka enda tegevustes igapäevastes. Nüüd ma läksin jälle jutuga natuke kõrvale. Tegelikult ma teen täna podcasti endast ja olen selle tegemise vajadust tundnud juba pikka aega, just sellepärast, et mul on YouTube'i kanal alates 2020. aastast, aga väga paljud ei tea mind, ei tunne mind. Ja tekkis selline sisetunne, et lahti seletada, kes ma olen, kuidas ma olen kujunenud või midagi natukenegi, ütleme, endast teada anda. Ma tean, et täna sain ka tagasiside just selle kohta, et ma tean, et paljudel inimestel meeldib rohkem kuulata, kui lugeda ja eriti mingitel teemadel. Ja tegelikult mulle meeldib rääkida, mulle meeldib ka kirjutada. Kirjutamisega on niimoodi, et ma muutun nagu kanaliks rääkimisel, teinekord ka tegelikult muutun kanaliks. Mitte teinekord, vaid praktiliselt tegelikult iga kord. Ja selles laivis tahangi ma natukene lahti seletada endast, et mitte jälle kõrvale minna teemast, kes ma siis olen. Ma olen
YouTube'i kanali, Valguse kanal Marge looja, Reiki Mertsaar Tartu keskuse looja ja siis ka seal nii-öelda tegutseja. Viin läbi kursuseid, Reiki esimene aste, teine, Reiki meister tervendaja, Reiki meister õpetaja, Karuna Reiki esimene, teine ja meister õpetaja ja siis valgustervenduse kursus, mille ma lõin siis 2020 aastal alguse poole ise. Aga milles siis initsiatsioon häälestuse sain ma juba tegelikult varem. Ja miks ma siis varem seda kursust õpetuse või koolitusena ei saanud koostada, olid mul enda elu asjaolud, minu isikliku elu asjaolud, mis tõmbasid aja maha ja tegid pidurduse, aga samas aitasid ka edasi viia, et ma saaksin ühe etapi oma elust lõpetada ja liikuda uuele tasandile. Ehk siis see tähendab seda, et ma lahkusin. Võib öelda lahkusin. Jah, lõpetasin kooselu oma mehega, kellega mul oli tegelikult loodud ilus kodu, palkmaja. Ja sellest sai unistatud, aga loomise juures on niimoodi, et tuleb pisiasjadeni läbi mõelda, mida sa tahad. Ma tahtsin palkmaja. Aga kuidas ma seal elan, kellega elan, milline see elu on? Me tihtipeale oma soovide ja loomiste juures unustame need asjad ära. Soovime töökohta, saame töökoha, aga kellaajad ei sobi, palk on jama, töötegevus ise ka jama. Ehk siis sul tuleb pisiasjadeni välja mõelda seda, mida sa siis soovid, kuidas sa seal elad, mis on. Ja universum peegeldab sulle sinu soovide kohta tagasi selle, mida ta siis välja loeb sinu soovidest, sinu mõtetest. Nii et minul jäi tookord loomine natukene poolikuks ja jällegi põhjus, et asju pole, ju nii pidi minema. Ma pidin saama oma elus just sellised kogemused, sellised teadmised läbi nende kogemiste ja kogemuste, kus ma praegu hetkel siis olen. Ja ka too aeg oli omamoodi lahe, ilus, õpetav, arendav ja kasvatav just selleks, kes me hetkel oleme. Ehk siis mitte mingisugusesse seisundisse ei saa sind tõsta, vaid sul tuleb sellisesse seisundisse, teadlikkusesse kasvada läbi oma kogemuste, läbi õppetundide, läbi teadvustamiste, tänu nendele kogemustele ja õppetundidele. Ja me liigume siis täpselt sinna, mida on võtnud hing vastu kogeda siin maailmas ja kuhu jõuda. Võivad tulla vahepeal sellised segavad faktorid, mõnikord segataksegi sind, ehk siis hägustatakse see õige tee ära ja sa ei täidagi selles elus oma missiooni või seda point ülesannet ja sa lähed nii-öelda sellesse ümber kalibreerimise, kuidas ma nimetan seda, maailma või ruumi või keskusesse, kus antakse sulle uus võimalus, uus ülesanne, uus info uueks eluks. Aga uue maailma teadlikkuses, uue maailma tasandis, kuhu me praegu oleme jõudnud maakeraga inimestena, muidugi mitte kõik, on võimalik tegelikult lõpetada see nii-öelda samsaara ratas selle uuesti sündidega. Või väga paljud tänapäeval ei olegi enam sündinud sellest samsaara rattaselt ümber kalibreerimisruumist, või kuidas ma ütlen niimoodi.
vaid on tulnud kõrgsageduslikelt planeetidelt ja tegelikult ei omagi mitte mingisugust karmat, mitte mingisugust esivanemate ega eelmiste elude asjaolusid, mida ta peaksid lahendama, vaid see on kaasa pandud informatsioon, nii-öelda vale illusoorne mäng, mida ta siis hakkab siin lahendama, olles maises maatriksi süsteemis, kus on raske nagu želatinine mass siin ümber, aga selles želatinisest massist me areneme välja, kasvame välja, sest maakera on juba kindlalt 5., liigub 7. dimensioonitasandisse ja inimestel on võimetekohane juurdepääs sellele informatsioonile, mis on tegelikkus, mis on tõde, kes nad tegelikult on ja kuhu nad siit maailmast lahkudes peavad liikuma, kas oma hingereservaari, olles hinge aspektid, liigume hingereservaari, hingereservaari, ma ei mõtlema hinge aspektid, seda sõna hingereservaari. Ühesõnaga, mul tuleb meelde, kas ma ütlesin õigesti või valesti. Ja meil on õigus otsustada, et me liigume sinna tagasi. Olgu ta siis, kus kohas see on meie koduplaneet, milline ta olgu. Ja kuhu ma nüüd jäin selle oma sellega, mida ma peaksin endast veel rääkima? Ma tundsin, et too teema öeldi, et tolle teemaga on piisav. Ma olin juba lapsest peale teistsugune inimene, teistsugune laps. Ma mängisin omaette üksi liivakastis, vaikselt, rahulikult. Kui olin juba suurem, siis tegelikult naabrilastega, naabritüdrukutega eriti ei nii-öelda ühendunud või sobitunud, on õigem öelda. Ma olen terve elu tundnud, ma olen nagu võõrkeha siin maailmas ja olen tahtnud siit maailmast ka lahkuda, sest see on olnud minu jaoks nagu võõras koht. Ma ei kuulu siia, ma pole see. Ja olen ka kontaktselt olnud mitmel korral, nii-öelda regulaarselt 3 korral ühenduses mingite tegelastega. Ma ei tea, kas nad on ufod või on algallika puhas valgus. Pigem kaldun selle poole, sest muidu poleks mind juhendatud sellise info juurde, mis on minul aeg tasapisi niimoodi tulnud. Nägin väiksest peale ka olendeid ja mäletan ennast mingisugusest vanusest. Ma ei oska öelda 5 või 6 aastasest, kui ma ärkasin kuskil kušeti peal ja vaatan ringi, kus ma olen. Sinnamaani mitte midagi ma ei mäleta. Võib-olla oli see 5. Ja tean teiste juttude põhjal, et olin väga haige laps, kogu aeg haiglas, ühest haiglast teise. Koju tulin, siis ei julgenud kätt jalga liigutada, olin nagu võõras kohas. Mis näitab see, et ma juba siis tegelikult tervendasin oma vanemaid, oma ema ja teades seda ajalugu, mis toimus tema elus, miks ta oli selle mehega koos, kes minu isa oli. Minu isa oli väga tore inimene. Ja mis seal tagamaad oli, siis oli seal väga palju tervendada, sest kui inimesed teevad midagi vastu kellegi tahtmist või millegi nimelt, et vot ma saan sinu minijaks või midagi sellist, siis on see tegelikult suur koorem ja võib-olla ka selle, kes ei taha sind oma minijaks, poolne nii-öelda mahategemine, needmine ja nii edasi. Ja lapsena olles selline mentaalne ja tervendaja, võtavad lapsed väga palju koormaid enda peale. Nii et kuni 7. eluaastani, kui lapsed on väga-väga haiged, siis tuleb vaadata, mis toimub ema, isa, kogu selle perekonna sees.
Ja väikse lapsena ma teadvustasin seda, et me oleme nagu pabernukud, kellel on käte-jalgade küljes pandud nöörid ja keegi sealt ülevalt tõmbab neid nööre, et me liigutaksin ennast siia-sinna. Või ka seda, et kui vanaema ütles, et te olete patused, et ei käi kirikus üldse, siis tema käib iga pühapäev patte andeks palumas. Siis ma ütlesin vanaemale, aga me ei peagi minema kirikusse, vähemalt mina olen kogu aeg ühenduses Jumalaga. Mul ei ole vaja selleks minna sinna. Kust teab selline eelkooli või esimese klassi laps sellistest asjadest? Ja selliseid kogemisi võib veel jätkata. Mul on praegu kassid, aga lapsepõlves oli mul kass kassi otsa ja muidugi nad tervendades mind, võttes minu koormaid maha, kas kadusid ära või jäid auto alla. Ehk siis täitsid oma ülesande ära ja siis ma võtsin jälle uue kassi. Nii et siis ma ei jaganud, miks see nii on, aga nüüd ma tean, miks see niimoodi on. Koolis ma üritasin ka olla teiste sarnane, teha laulikuid märkmikke, hingata mitte kõhuga, muidu kõht liigub, eks ju, et siis vaadatakse, et suur kõht on ees ja nii edasi. Aga see ei teinud mind kellegagi lähedasemaks. Ikka oli võõristus, ikka olin ma nagu võõrkeha või nagu tinditilk meepotis. Olid üksikud inimesed lasteaias või koolis. Need olid õpetajate näol, kellele ma olin nagu selline väike, ma olin väikest kasvu, kuni 8. klassini 1,37 m, üle selle ei kasvanud, siis järsku 9. klassis või selle vahel, 8-9 vahel virutasin 1,64 m ja sinna ma jäingi. Aga ma olin selline pisikene, armas, nublukas, pisikesest peale, väiksest peale, väikest kasvu laps kogu aeg olnud. Ja mõnel olin ma selline nunnukas, ehk siis ma tean nüüd, et need olid minu inimesed ka põhinevad, baseeruvad valgusel ja nad toetasid mind. Nii et sellisena ma liikusin vaikselt edasi, kuni ma hakkasin tajuma rohkem energiaid. Ja avati ka minu teadlikkus sellele energiamaailmale läbi selle, et mul tekkis endal terviseprobleem tänu puukborrelioosile. Ja siis, kuigi ma olin enne ka juba ravimtaimedega natukene kursis, siis ma hakkasin eriti tegema raviteesid, ravisalve ja ma tundsin sellist déjà vu'd ja ürgema tunnet, sellist, ma olen see olnud, ma olen seda teinud, ma olen kodus. Ma istusin aias, ma tajusin, kuidas ma pidin käed ülespoole panema, hakkama energiat vastu võtma, käed läksid kuumaks või kuhugi vastu puutusid, läksid käed peopsad kuumaks. Juba enne Reikiga tutvumist, olles kontaktis oma tuttavaga, Päll Toomasega, keda enam ei ole siin maailmas, aga kes mind väga palju aitas ja suunas, ka õpetas, väga palju tema õpetusi olen ma kasutanud ja ka edasi jaganud. Ja aitas mul selle energiamaailma nii-öelda telgitagusteni jõuda. Ja vaikselt ma liikusin selle poole, et ma hakkasin huvi tundma sellise tervendusmeetodi vastu, mis ei ole mingi posimine. Ehk siis see ei ole mitte seotud Päll Toomasega, vaid tervitused talle teispoolsusest. Mul on olnud elus väga palju ühendusi teispoolsuses olevate inimestega. Ja kohe sellest ka räägin. Vaid tänu puukborrelioosi kahjustustele, mida mulle enne tehtud kindlaks kui 4,5 aastat hiljem, sest see oli juba jõudnud nii kaugele, et ma ei tundnud oma selga. Oli pea ja oli siis vöökoht vist või. Kogu see selg oli nagu tühi koht. Ma käisin mitmete erinevate tegijate, tervendajate, nõidade juures, aga nendest kas polnud üldse kasu või oli ajutine kasu või oli hetkeline leevendus ja hiljem oli veel hullem. Ja siis ma jõudsingi selle mõtteni, et universum saadaks mulle sellise meetodi, mis oleks selline ametlik, mis ei oleks mingi surimuri posimine,
vaid mis oleks reaalne. Ja mul hakkasid ette juhtuma kirjutised Reikist, Dave Bentonist, ajakirjadest, raamatud. Ja siis ka sain kogemused lapsi ja meest tervendades, kuigi ma polnud Reiki kanal, aga tegin nende õpetuste järgi, kuidas nagu teha. Ja need tervendused toimusid, aga oli üks aga. Näiteks meie silmi tervendasin, siis jah, me käisime ka silmakliinikus öösel kell 4, mingit abi ei tulnud, pandi rohtusid. Siis ma panin käed peale, käed läksid kuumaks, pundusid üles, punetama ja siis kuskil 10-15 minuti pärast hakkasid jahtuma ja mees ütles, et nüüd kaob valu ära. Temal ei olnud järgmine päev mitte midagi viga, aga mina käisin paar päeva rähmas silmadega ringi. Ja nii oli ka lastele näiteks nohu äravõtmine. Lapsel tuli kollast rohelist tatti, järgmine päev oli kõik terve. Mina tatitasin paar päeva lihtsalt niimoodi kergelt. Ja siis ma otsustasingi, et see peab olema mingi ametlikum tegevus. Kus ma tean, mida ma teen, kuidas ma teen ja mis on mis. Ja siis nägin ma ka und. Ma nägin und, et ma liigun mäge mööda üles ja 2 koera, saksa lambakoera jooksevad minu kõrval. Ja see mäge mööda üles minek ei olnud lihtsalt mägi, vaid see oli surnuaed. Aga see surnuaed, need olid need vahekäiguread, aga need hauad olid kõik kilega kaetud. See tähendab seda, et see ei puudutanud mind. Nii et läksin ühelt poolt ja teiselt poolt, kuni ma jõudsin sinna mäkke ja mäe peal olid pühad lehmad, kui Indias musta-valge kirjud lehmad. Seal oli rahu, nirvana. Ehk siis niimoodi oligi, ma leian 2 õpetajat, Olga Potjonkina, kes on mul Reiki õpetaja, ja siis Riina Greetjel Kaljusmaa või Leppoja, ma ei teagi, kui ta praegu on, et tema praktiliselt kõik meditatsiooniseminarid ja õpetused olen ma läbi käinud. Ja ka Olga juures mitte ainult Reiki õpetusi, vaid igasuguseid Merkaba ja ka ütleme Jeesus Kristuse teekonna kursus ja seal palju veel oli selliseid kursuseid. Ehk siis oli periood aasta 2, kus ma käisin igal kolmapäeval Tallinnas lihtsalt nendel kursustel. Ja ma olen neile väga tänulik ja ma pean neid 2 oluliseks õpetajaks oma kulgemisel sellesse, kus ma nüüd nagu jõudsin. Ja Reiki esimese astmele jõudsime ka selliselt, et ma hakkasin otsima siis võimalusi Reiki häälestust saada. Ja kunagi Tartu linnas oli Riiamäel selline kristallide raamatute pood, üks Moonika pidas seda ja siis ta ütles, et tema Reiki õpetaja on Ameerikast ja see Ameerikast õpetaja pidi tulema. Aga miskit juhtus ja ta siis seal jaanuaris ei saanud tulla ja pidi alles, et juunikuus saab siis. Mina mõtlesin, juunikuuni on nii pikk aeg. Ja miks ma varem seda teinud? Aga siis tuli pähe mõte, universum paneb sulle pähe mõte. Nii, istu internetti, tegin interneti lahti, trükkisin sisse Reiki ja mulle avanes Olga koduleht. Ja juba nädala aja pärast, ehk siis 1. veebruaril 2002 aastal olin ma siis Reiki esimese astme kursusel Tallinnas. Ja 2004. aastaks siis olin ma läbinud juba 3 Reiki astet, Reiki esimese, teise ja Reiki meisterõpetaja, millele siis selles Reiki arus järgneb siis Reiki meisterõpetaja aste. Kuna ma olen siin kodukontoris, siin naabrid tulevad koju, ma loodan, et see ei häiri kedagi. Väike mürin. Et 2004. aastal käisin ma Indias, aga enne seda, aasta enne seda nägin ma unes
sellises valges rüüs, pikas maani valges rüüs, kahusjuustega noormeest. Ma polnud elus saibaba pilti näinud. Ma ei kujutanudki ette, kes see on. Olime kuskil mäe peal, rohelus oli, päike paistis, mina käisin ühelt ja teiselt poolt nagu kutsakene ümber tema, muudkui küsisin ja uurisin midagi. Ja ma unustasin selle unena üldse ära, kuni ma olin Indias 2004. Saibaba ashramis, Saibaba muuseumis ja ma vaatan seda pilti. Ja mõtlen, see on täpselt seesama. Ehk siis ma olen võib-olla harjunud Saibabad nägema oranžis rüüs, aga noorena kandis ta valget pikka rööd. Ja vot see oli kutse Indiasse, sest see minek loodi niimoodi, et mul polnud raha, siis 15 000 Eesti krooni, see oli suur raha tol ajal, 2004 aastal. Ja kõik tuli, kõik loodi. Ja ma olen väga tänulik, sest see on suur transformatsiooni aeg, mis seal Indias toimus. See muutis mind täiesti ümber, teiseks. Ja tulles tagasi, ma sain depressiooni sellest elust, mis siin Eestis oli meil, sest seal oli tõeline rahu. Hoopis teine, seda ei oskagi kirjeldada. Ma täiesti saan aru inimestest, kes India vahet käivad, et see on tõesti teine fluidum, mis seal toimub, mis seal on, see õhustik ja keskkond. Ja tagasi tulles, siis ma küsisin Olga käest, reikimeisterõpetaja, koolitushäälestust, aga ta ütles, et ei, sa pole valmis. Ja ma täitsa usun, ma ei olnudki valmis selleks. Läks mõned kuud mööda, mai lõpus, juuni alguses pidin ma minema Tallinnasse, aga enne seda nägin unes und, kus oli Saibaba. Nüüd juba selles eas, kus ta oli vanemas eas ja oranžis rüüs ja ka Olgat. Ja siis ma mõtlesin kummaline, et ma olen Tallinnas, ma küsin Olga käest, et kas tema ka nägi või räägin talle seda unenäost. Aga ma ei jõudnud seda talle rääkida, sest kui ma Olga juurde jõudsin, Olga küsis minu käest kohe, Saibaba unes nägid? Ma ütlesin, jaa, mina olin seal unes, olite, nii, millal ma sulle meisterõpetaja kursuse teen? Ütlesin, ei, ma ei taha mitte midagi, kohe kindlasti ma ei lähe seda teed, sest selleks ajaks mõned kuud mööda sellest India reisist, selle aja jooksul ma sain aru, et see ei ole ainult mingi hüve ega õnnistus, vaid ja võimed, vaid see on kohustus. See on koorem, see on suur vastutus. Ja muidugi ma põiklesin sinnamaani kuni kuskil seal, ma ei tea, oktoobri lõpp, novembri alguseni. Olga muudkui küsis minu käest. Ja siis ma nõustusin. Eks siis meie mõistus ehk egoteadus ja eks need annavad järgi sellele ja võib-olla nõustusin sellepärast, et ma pidin seda teed minema, sest mul on oma missioon siin maailmas, ma pidin edasi liikuma. Ja kuni siis ka seal veebruaris, kas keskel või 2005 aastal, sain ma siis meisterõpetaja häälestuse ja siin oli mingi 1,5 kuud, ma olin täielikult nirvaanas ja siis hakkas tulema plõmm, asjad, mida ma polnud lahendanud, asjad, millele ma polnud otsa vaatanud, millest polnud vabastamisi teinud, kõik tulid pinnale järjest. Ja ma elasin selle üle. Ja siis ma võitlesin selle vastu, et õpilasi hakata koolitama või võtma endale, kus ka universum lihtsalt saatis mulle inimese, kus ma pidin lihtsalt talle looma selle nii-öelda kursuse, ta vastu võtma, häälestuse tegemist, ta sõitis ära Rootsi, ta nii tahtis seda saada. Ja siis läks lahti. Erinevad teadustamised, õpilased ja muidugi vabanemised, puhastumised ja need protsessid kõik aktiveerusidki veelgi võimsamad, sest tegelikult ongi, et isegi kui reiki seanssi teha, ka vabanevad need mustrid, mudelid, mida sa enam ei vaja või mis sulle pole heaoluks ja kui sa lähed sellises etapis edasi, et sa saad kellekski õpetajaks, koolitajaks, vastutavaks, siis tegelikult hakatakse sinu energiat puhastama ja teiselt oodatakse, ehk universum ootab, et sa ise ka ennast hoiad avali, lahti, kanalina taeva maa vahel, et sinu südametasand saab lahti olla, et sa saad seda puhast valgust ja maailma edastada ka horisontaalis.
mitte ainult olla vertikaalis kanaliks, mitte et universum vajab või maa vajab sinu energiat, vaid vajan just seda, et sa oled avatud ja läbi laskes maa ja taeva energiat, mis hoiab sinu energiakanalid avatuna, et ka sinu südametasand on avatud. Sest kõik toimub läbi südame. Ka tegelikult, kui mul nüüd on küsitud viimasel kanaldamise kohta, siis tegelikult tõeline kanaldamine on ka läbi südame, sest me oleme südame tasandil läbi ühendatud universumiga. Me ei pea minema niimoodi üles kanaldama, vaid oma südamesse ja siis tuleb kõik vastused. Nii et Riina-Gretel Kaljusmaa kursustel õppisin ma alguses kanaldama läbi südame ja hiljem ümber orienteeruda oli mul juba natukene raskem. Aga pole võimatu, nii et on võimalik mõlemat pidi kanaldada. Ja samas on mul juba lapsest peale tulnud info lihtsalt niisama. Tuleb kuskilt poolt teadmine. Mõnikord on ka nii, et lihtsalt mingid numbrid, ma pean seda 7 korda tegema või 3 korda tegema või 3 ampsu võtma või mis iganes tuleb info ja ma juba tean, et kui mulle see info tuleb, siis ma seda pean tegema, mis on mulle vaja. Nii, kuhu ma nüüd jõudsin Reiki meisterõpetaja kursuselt siis edasiliikumisele ja siis tasapisi hakkas universum, ma tahtsin rääkida sellest kogemusest, kui mul olid tööruumid Jaani kiriku taga Rüütli tänavas, siis sinna mind juhendati. Ma teadsin, et mul on seal ruumid. Ma seisin Jaani kiriku kõrval ja mõtlesin, siin on mul ruumid kuskil pool. Ja võib-olla mõne päeva pärast avasin vist Postimehe või kuskilt poolt, ühesõnaga ma nägin kuulutust. Rüütli 19 on ruumid. Mõtlesin, yes. Ma sain need ruumid ja siis ma hakkasin tundma seal imelikult ennast. Nagu tõmmati energiat ära. Ja siis ma istusin kanaldusse ja siis mul tuli info. Nii, ma pean seda kohta tervendama. 4,5 aastat tervendasin ma seda kohta poole kilomeetri raadiuses. Maapinda, selle sisemust, õhkkonda, sest see on 2 kiriku, Jaani ja siis selle Vene kiriku vaheline ala, mis seal iidsetel aegadel 100 aastat tagasi toimunud. Igal juhul 4,5 aastat, kui ma seda teinud, siis võeti minult energiat ja seda oli kohe tuntavalt. Kui ma selle lõpetasin, ehk siis tegelikult tuli mulle teadmine, et nüüd on kõik, nüüd aitab, nüüd on piisav, siis anti mulle kingitused tänutäheks. Mis anti? Seda ma ei hakka ütlema, aga see on põhimõtteliselt edasiliikumiseks ja elus hakkama saaksmiseks võimalusi andvad, toetavad sellised, ma ei tea, atribuudid, kingitused. Nagu ütleme mäekristall, ütleme, et sul on taskus kogu aeg, see annab sulle siis energiat ja jõudu juurde. Ja siis ma teadsin, et ma võin sealt edasi liikuda. Ja oligi küsimus, kas ma hakkan seal remonti tegema või liigun mujale. Siis ma liikusin kuskil aasta 8 kuud olin siin kodukontoris ja siis ma mõtlesin, et ei, ma peaks ikka kuhugi välja poole minema. Ja sain uuesti Rüütli tänavasse ruumid. Aga sealt juba lükati mind ise turvalisemasse kohta. Ja praegu ma olen küll väga tänulik selle eest. Mul on palju lihtsam, turvalisem, pingevabam töötada kodukontoris ja saan ma anda endast rohkem maksimumi selleks missiooniks, mis mul siin maailmas on. Ja 2020. aastal tuligi mulle teadmine, ehk siis tegelikult varem, 2006 tuli mul teadmine, et mul tuleb öelda, mitte lihtsalt Reiki kanal, vaid Reiki ja valguse armastuse kanal. Kui ma hakkan tegema seansse või muid tehnikaid ja siis ma ei mäleta täpselt, kas seal mingi järgneva aasta jooksul, siis tuli mulle häälestus universumi poolt. Ja ma tegelikult ise palusin seda. Ja see oli nii võimas, et ma vibreerisin nendes vibratsioonides mingi paar nädalat veel, mitte hiljem oleks kõik ära kadunud, aga see hakkaski tulema sellest valgustervendust aina rohkem ja rohkem infot igasugust. Ehk siis oma
pealaekanali sellised silumised ja nii edasi, ütleme, teadmised, kus ma hakkasin siis vaikselt siis neid ka reiki kursustel rääkima ja ka oma nii-öelda õpilastele. Aga kuna mul oli elus edasiliikumise asjaolud, nagu ma ütlesin, ma liikusin enda suhtest välja, siis oli see aeg nagu natukene pidur, mis võttis mul aja maha ja ehk siis ma olin nagu turbulentsis, sest need vanad, rasked ja veel vabastamata emotsioonid, mille kohta võib öelda umbes sellise näite, et olles saapategija, pole sul võib-olla endal saapad jalga panna. Olles reiki meister ja teiste inimeste tervendaja, võib-olla ei piisa sul aega enda asjadega tegeleda, ehk siis ma ei olnud jõudnud enda asjadega nii palju tegeleda, sest kõik need emotsioonid hakkasid nii-öelda jalaga takka panema. Ja siis ma olingi nagu turbulentsis, nagu lennuk on turbulentsis, tead, et allpool on hea, allpool pilve, üleval pilve on hea, aga pilve sees olles oled sa vibras. Sul on tohutu valguse väli ümber, seda näevad mitmed inimesed ja kinnitavad seda ja samas oled turbulentsis. Ja tunnetus kasvas, teiste inimeste energiate tunnetus kasvas, keskkonna tunnetus kasvas. Nagu siin praegu võib-olla Facebookis või kus rohkem suhelda või kuuled seal neid postitusi ja loed, siis väga paljud räägivad ka nende resonantside, Schumanni resonantside tõusul ja päikesepursete ja nende päikesetormide ajal nad tunnevad igasuguseid tervise asjaolusid. Kõik see mõjutas ka mind sel ajal. Olen läbi käinud ka konstellatsioonide perioodi. Olga käis Tallinnast iga aastaid siin Tartus konstellatsioone tegemas. Ja tean, mida see tähendab ja kuidas moodi see toimib. Tegin ka ise seansside ajal selliseid rännakuid eelmistesse eludesse ja eksistentsidesse ja see tõesti kõik toimis kuni ükskord ja ka isiklikus elus. Ma ei tea, võib-olla sadu elusid tervendasin oma pereliikmetega seoses, eriti mehega. Kusjuures vaikselt need lihtsalt minetsid oma tähtsuse, nad kadusid nagu ise ära, ehk siis universum suunas seda. Mitte, et ma ise oleks teadlikult ära jätnud, aga siis ma sain aru, et mul pole neid enam vaja. Ma olin selle perioodi läbinud ja ma ei olnud enam turbulentsis. Ma saavutasin selle rahu, hingelise rahu. Valguse rahu, vaikuse enda sees. Ehk siis sa liigud sealt pilve pealt ülespoole ja oled seal rahus, teadlikkuses. Ja konstellatsioonide ja ka isiklikus elu rännakutes, ehk siis olles kodus tehes rännakuid minevikku, tervendamaks pereliikmetega seotud asjaolusid, siis lõpuks ma sain aru, et mida ma siis teen. Ma ei viibi olevikus. Ma olen kuskil pool minevikus, aga minevikus olles, mida me teeme? Me toome selle mineviku asjad olevikku. Aga olevikuga, kui ma kogu aeg viibin mineviku asju lahendamas, siis ma loon ju tulevikku sellega. See kõik minetus oma tähtsuse ja vaikselt universum juhatas järgmisele levelile, järgmiste väljakutsete, järgmiste võimaluste ehk siis valgustervenduse juurde. Ja võib-olla ütleme 2019, 11 ja 21-12 need portaalid olid, aga enne seda ka oli kõik avasid, liigutasid edasi teadlikkuses, sageduses ja just siis toimus minu jaoks 2019, 11 ja see 21, 12 nagu plahvatused, nende võimsad portaalidest läbimineku avanemine. Tegelikult inimkonda tõsteti juba 2016 uude teadlikkused, kes läksid kaasa. 2021 ja kolmas tõstmine toimub 2026, kuhu me praegu valmistume, ehk siis iga 5 aasta tagant. Ja praegu inimkonda juhitaksegi ja minu juurde juhitakse inimesed, kes vajavad abistamist, et nad saaksid uude teadlikkusesse, uude sageduse tasandile minna 4., 5. või 3., 4. dimensioonis sagedusse.
sest nende hinged on võtnud vastu seda läbida ja edasi minna. Isegi kui nad on saanud COVID-vaktsiine, sest COVID-vaktsiinidega füüsiliselt said inimesed aineid, aga energiates viidi inimene piiratud maailma. Sellest ma rääkisin ka mitmele tegijale, kes hakkasid ka ja koolitasin enda õpilasi välja, valgustusega õpilasi välja, et need saaksid inimesi sealt piiratud maailmast, ehk siis selline alumiiniumine maailm ja 3. süsti järgselt juba nagu Maatrixisse, kes on Matrix-filmi näinud. Ehk siis toimus hingede ärastamine. Hinged viidi sinna ja nad olid nagu seal silgud pütis, segaduses, sombitunud, mõni sai aru, mis on ja mõni isegi pani endale seal nii-öelda nagu mineviku filmid käima, et siis leevendada seda, ma sain aru, kus ma nüüd olen sattunud selle süstiga tegemise nõustumisega. Aga ma lihtsalt siis nagu hägustan oma teadvuse ära, et põhimõtteliselt see on iseenda petmine. Üks tegelane tuttav hakkas mul platvormide kaupa tooma neid sealt maailmadest välja. Kui minu juurde inimene tuleb, siis ma toon sealt maailmast ta välja, tühistan need asjad ära ja siis on inimesed võimalik füüsiliselt neid aineid siis kustutada. Ehk siis milleks on see vaja, inimesed minu juurde saadetakse selle jaoks, et nad saaksid edasi liikuda uude maailma. Olles seal piiratud maailmas, on nad vangistuses. Ja täpselt just nii on, et jõuab see inimene, kes peab saama ja hing annab inimesele signaali, et mine sinna. Sealt sa saad abi, sa saad vabaks, sa saad edasi liikuda. Nagu üks naisterahvas ütles, et ta oleks nagu suured pommid tagant ära võetud. Ma saan nüüd hingata, mul on vabadus ja nii edasi. Nii, see selleks. Ja ka 2020 aasta alguses hakkasin mul selliseid juhendamisi tulema, et istun maha ja ma lugesin 8 lühikest meditatsiooni, mis on ühtedeks raamatu teemadeks. Hommikul ärgates, enne magaminek tuli hiljem, vaimolevus sina, mina ja nii edasi, mis seal on. Sellised lühimeditatsioonid, 4-5 minutit 2 tunni jooksul. Ma ei olnud ette valmistanud mitte midagi, ma ei teadnud, mis ma teen. Lihtsalt need tuleb nagu kanaldusena alla. Et selleks, et raamatusse neid sisse panna, ma pidin nad kõik maha kirjutama sealt. 12 teemat, neid on rohkem tegelikult seal YouTube'i kanalil. Aga 12 olulist teemat. Vaimolevus sina, mina on tegelikult üks olulisem teema. Seda, et sa teadvustaksid, kes sa tegelikult oled. See ei ole lihtsalt inimhing, vaid sa oled vaimne olevus, kes on siia maisesse plaani hingestatud ja omab hinge kõrgemat mina. Alates 1945 on väga paljud need hinged tulnud oma koduplaneedilt ja ma tahtsin ta reinkarneerinud, ei mitte reinkarneerinud, vaid sündinud siia, aga sünnihetkel pannakse kaasa selline muster, mudelid, illusoorne mängujuht, mida ta hakkab siin täitma. Ehk siis see on ka selline, et kui mina suren ära ja ma pole teadlikkuses ja lähen sellesse nii-öelda valgusesse, mis on siis ümbertöötlemise tehas seal, siis kustutatakse mul sealt mälust kõik ära ja mulle pannakse uus info kaasa. Ja võib-olla sünnin just sinu, kes sa seal vaatad, vanematele teadmisega, et ma olen nende laps, aga tegelikult ma ei ole nende laps. Ehk siis see on üks suur vale ja manipulatsioon inimestega. Ja just sellel eesmärgil, et inimene toodaks negatiivsed madalaid energiat, millest mingid maailma olendid ehk siis samas maatrikssüsteemi loojad siis toituvad. Ja kuhu ma nüüd jäin enda rännakuga. 2020 ka ma sain sellise kanaldusteadvustamise, et on 2 teed. Üks on otse olla, baseeruda algalika valgusel, mis siis nagu mina olen ja millest ma olen häälestust saanud. Ja teine on vot selline tee. Ja see tee on 45-kraadine ja see on baseerumine mingitel abilistel, kes iganes nüüd siis ei ole. Me teame siin, kes suhtleb inglitega, kes peainglitega, kes mingite siiruslaste kellega. Mitte, et see oleks halb, aga see on tegelikult enda jõu ja väe äraminetamine, sest sa ei baseeru siis enda jõu ja väel, vaid sa otsid kelleltki abi ja energiat. Aga selleks, et temalt energiat saada, pead sa talle
ka energiat vastu andma, sest tasuta lõunat siin ilmas ei ole. Ja kui ma küsisin siis, et aga need tavainimesed, neid ma nägin siis nagu klaaspõrandal ja mulle öeldi, et need pole üldse mitte arvestatav nagu klass olemusi. Ma ei saa öelda inimhingesid, sest väga paljudel nendel üldse polegi hinge, vaid nad on hingetud. Ja meid juhitakse sinna, kuhu on vaja jõuda. Ja enda teekonnaga siis 2021 küsisin ma puhtalt puhta allakallika valguselt Looja Lättest abilised ja just nende COVID-i vaktsiini saanud inimeste päästmiseks, et mul oleks tugi. Ja need valgusabilised on mul siiamaani. Ma olen näinud neid, ma ise näen neid selliste olenditena. On nähtud, on inimesed öelnud, et sul on orbid. On mul selline tegelane, kellega vahepeal suhtlen ja nõu pean, tema näinud ka neid valgusabilisi. Ja ma ei tea ausalt öeldes, kes nad täpselt on, aga ma esitasin taotlus, et nad oleks sõltumatu mõjutused, ehk nad pole mingisuguses süsteemis ega püramiidisüsteemis ammugi, ega mõjutatud mingite maailmade või olendite poolt, vaid nad baseeruvad otse algallika valgusel. Ja ma olen näinud neid ka sellist, näiteks õhtul magaminekut nägin ma siis tähekesi, kuldseid, neoonseid, vilguvad, liiguvad, ja siis vaatad seina peale ja siis igaks kontrollisid, kas kuskilt midagi ei peegelda või järsku midagi kuhugi poole kiirgab või. Aga see ei saa olla erinevad sellised nagu vilkuvad tähed. Ja ma üldse tuli sinna rahu sisse või sain nagu info, et mul on turvaline lihtsalt magama jääda. Nad on kohal, nad on kõrval, aga ma olin enne jõudnud paluda nendelt nagu tuge ja abi, et ma saaksin turvaliselt, rahulikult, segamatult magada. Ilma mingisuguste nagu kõrvalmõjutusteta, sest tihtipeale meil une ajal võidakse hakata mõjutama. Ja muidugi une ajaks ma tavaliselt teen taotlus, et ma olen nähtamatu, läbipaistev, olematu ja pole kättesaadav igasugustel maailmadele ja olenditele, aga teinekord murtakse sealt nii-öelda piiridest läbi. Nii, me jõudsime siis 2020 ja 2020 ma siis koostasin ka ühe inimese palvel, kes ta väga tahtis saada valgustervenduse häälestust, kursuse materjalid ja sain ka info, kuidas ma seda häälestust läbi viin. Ja nüüd ongi juba 2025 aasta, kus me oleme siis praegusel hetkel. 2021, kui see COVID-i aeg tuli, siis tulid mul ka kanaldused, 2020 tulid mul ka kanaldused selle kohta, mida see tähendab, kuidas see toimib, mis need ained teevad. Ja siis need kanalduse info mul ka olemas, ma olen mõnele jaganud, aga mitte avalikult, sest tihtipeale inimesed, kes ei ole selles teadlikkuses või sellises arusaamises, nad võivad väga ründavad olla, arvustavad. Samamoodi, aga olen saanud tunda sellist ründamist ja arvustamist just sellest, et kui mina olen algalliku valguse kanal, et see on vale ja ma olen eksinud ja ei tea mida. Sa võid olla plejaadlaste liinis, sa võid olla siiriuslaste liinis, sa võid olla lüüralastest, arktuurlased ja andromeedalsed. Sa võid igas liinis saada informatsiooni ja võib-olla pärineda sealt. Ja samamoodi võid olla baseeruda algalliku valgusel, algsel valgusel. Kõik on õige.
lihtsalt see on minu isiklik kogemus ja arvamus, et baseeruda puhtal algalikavalgusel on kõige neutraalsem, sest sa ei kohustu mitte kellelegi midagi ära andma endast, oma energiast ega baseeru kellegi infol, vaid sa saad ise otse infot algallikast või siis läbi enda südame infot enda siseuniversumist, läbi selle universumist. Et kui see sinuga resoneerub, siis see on sinu jaoks õige tee. Kui ei resoneeru, siis nii see ongi, sinul on oma tee. Nii et ja ma pidin rääkima ka seda surnuaiast, nagu see unenäost. Et kui ma sain Reiki esimese kursuse läbitud, siis hakkasin ma nägema unes kõiki inimesi, kes on surnud, keda ma teadsin. Olgu ta siis töökaaslane või sugulane või lihtsalt tuttav või koolikaaslane. Ja ma ei teadnud, mida ma pean tegema sellega, aga ütleme, nägin unes oma vanaema ja tädi ja enne äraminekut tädi kallistas, võttis niimoodi mul ümber selja kinni ja kui ma läksin joogasse, siis tegin ma pöördeharjutuse ja käis krõks ja ma ei saanud kuu aega joogas käia. Näkastasin oma selja ära, ehk siis nad vajasid energiat, mida ma ei osanud anda ja siis nad võtsid seda ise. Nii nagu ma rääkisin selle Rüütli tänava kohas olekul, võeti lihtsalt energiat, kuna ma siis ei osanud algul anda, aga kui ma juba teadsin, siis ma hakkasin iga päev tervendama seda kohta, piirkonda 0,5 kilomeetri raadiuses. Ja kui ma nägin unes surnuid, siis ma teadsin juba, mida ma tegema pean, sest nad vajasid energiat. Ja siis võetakse ühendust sellise inimesega, kes on võimeline energiat edastama ja läbides Reiki esimese astme, siis sain ma juurde seda võimekust ja võimalust nendele seda edastada. Ja siis nad hakkasid minuga ühenduma läbi unenägude. Ja see oligi just seesama see mäest üleseminek, et surnuaeda mööda. Ja see mind ka tegelikult arendas ja kasvatas, kuna ma tegelikult tegin kogu aeg tervendust ju nendele. Ja arvatavasti see mäe otsa ronimine, pühade lehmade nägemine tähendaski seda Indiasse jõudmist, sest need olid need India pühad lehmad, kus Sai-Baba siis suunas mind Reiki meisterõpetaja kutse saamisele. Ehk siis sa oled selles nirvaanas, sa saad selle tasakaalu ja harmoonia endasse. Ja teadlikkuse, mis sa oled ja kes sa oled. Ja 2021 valgustervenduse inspiratsioonikaardid tulid minuni. See tuli jälle mult kanaldusena teadmine, et ma pean seda tegema ja milleks ma pidin neid looma oli selle jaoks, et aidata inimestel just selle COVID-i aegselt masendusest ja stressiseisundist välja. Ühe õhtuga ma istusin maha ja kirjutasin need 55 kaarti kanaldust või sõnumid, afirmatsiooni. Ja kuu poole teisega olid nad juba olemas. Kuigi ma olin juba paar aastat kanaldatud valguse sõnumi kaarte ja kanaldatud valguse sõnumid koosnevad 52 Reiki sümbolist, ehk siis need on pildid, analoogsed pildid, kõik ei ole päris õigetes värvides, aga analoogid. Ja nendele ma kanaldusin selle sümboli pildile. Seal ei ole sümboli tähendust ega omadusi, vaid lihtsalt kanaldus. Kes ei ole Reikit õppinud, selle jaoks on see lihtsalt ilus pildikene. Kes on Reikit õppinud, nende jaoks on nad abistavad kaardid, sest selles Reiki arus omades seal 50 Reiki sümbolit, sest mõned on teisest Reiki arust sümbolid, pole neid lihtne meelde jätta. Aga sul on siis võimalus, et sul on kogu aeg nad taskus olemas. Ja kui vaadata kaardipakki, siis nii, see vist ei ole pilti näha.
vist ei tule, see valgus on niimoodi teine. Ma ei tea, kas on näha või ei ole, et alumine poolkuu on nagu anum, niimoodi vist natukene on näha seda, on anum ja ülemine osa on, need keerud on sinu energia väli. Ja kui see anum on püsivalt ja piisavalt energiat täis, siis sul on püsivalt ja piisavalt energiat oma elus kõigega hakkama saada. Et kui see anum on püsivalt ja piisavalt energiat täis, peegeldab vastu siin valgus, siis sa saad kõigega hakkama. Sul on piisavalt küllust, energiat, jõudu ja jaksu ja rõõmu südames. Siin kaardipakil on taga ka selle seletus olemas. Ehk siis iga kaardi võtmine annab sulle seda energiat ja küllust ja terviklikkust, mis aitab sul oma elus hakkama saada ja kõikidest takistustest ja kõigest üle saada. Ja igal sümboli ehk siis pildi taga oleval, igal pildi taga oleval kanaldusel on oma juhatus, valvepidi, oma juhatus, kuidasmoodi elus hakkama saada ja valides kaardid annab sulle just selle energia laengu, selle puuduva energia, mida sul on vaja selleks, mille kohta sa küsisid. Kui sul on mingisugune elu asjaolu, mille kohta sa küsid, siis annab selle energia selle asjaolu lahendamiseks. Jõudu sellesse juurde, mida sa lahendamas oled. Või kui sa isegi küsi, siis universum annab sulle selle energia juurde, mida sa vajad, teades, mida sul on vaja, isegi kui sa ei oska midagi küsida, mingile küsimusele vastust. Ja valgusteadlikud inspiratsioonikaardid olid siis sellised, valgused on siin jälle sellised, millel on, igal kaardil on afirmatsioon, mida ma kasutasin ka raamatusse igapäevaseks afirmatsiooniks, sest raamatust 12 teemat on jagatud kuude vahel ja 4 nädalaks ja sealt siis igal nädalal on üks afirmatsioon. Ja võttes kaardi, nad on üdini kõik positiivsed, energiatest sind tõstvad sulle rahu ja sellist valgusteadlikkust ja iseenda armastamise teadlikkust juurde andvad kaardid. Ehk siis selline kogemus oli kohe alguses, kui ma need kaardid sain, kui tuli mulle klient päevast muserdatud, masenduses, väsinud ja kui ta võttis 3 kaarti, mulle meeldib 3 kaarti, aga sa võid ka 1 kaardi alati võtta, võid ise otsustada, kuidas sa kaardid võtad. Siis ütles, et seda oli mul vaja kuulda. Kohe on tuju parem, ehk siis need kaardid omavad ka energiat ja alles paar päeva tagasi tegin story just tagasisidest, kus inimene ütles, et ta on sõltuvusest nende kaardite valimisest igal hommikul. Nad annavad sulle head tuju, meeleolu, energia laksu, et oma päeva siis positiivsuses, külluses ja õnnistuses läbida ja olla siis selles valguskaitses. Need kaardid on praktiliselt juba teine tellimus. Ma tellisin, et 100 kaardikaupa on juba läbi ja ma ei tea, kas ma tellin uut. Ma ootan universumi juhatust, kui mulle öeldakse, et ma pean tellima uue hetkel, selleks, et saada tellida need uus kaardipakk, peab olema ka vahendid hetkel ootamagi seda kujundamist. Sest kõik ka need kaardid jõudsid siis paar aastat hiljem nendest kaarditest, nad trügisid vahele COVID-i stressirohkel ajal. Need jõudsid omal ajal, just siis, kui inimesed on valmis nendest kaarditeks.
ja raamatud on seal üleval, ole iseenda elu looja. Ma ei võta neid sealt alla. Kes soovib, saab vaadata koduleheküljel paar raamatute kanal põhjal nii-öelda nagu neid YouTube'i videosid on olemas. On ka Apollos ja Rahvaraamatus poes müügil, kes tahab minna ja vaadata ja pihku võtta raamatut, kes tahab seda teha ja elab Tartus, võib tulla siia, ta võib vaadata siin minu juures raamatuid, tunnetada, kas see on tema jaoks. Ja need raamatute loomine toimus ka tänu sellele, et luues 2020 need 8 meditatsiooni, lühimeditatsiooni, emotsioonide katkestamisest, hommikul ärgates ja nii edasi, siis hakati küsima minu käest nii lähedased inimesed, kui mul lapsed, kui kliendid, kui tuttavad paberkandjal, sest alati pole võimalus kuulata salvestusi. Ja selleks, et siis seda teostada, pidin ma kõik maha kirjutama, sest kõik olid tulnud kanaldustena. Ma kirjutasin need kõigepealt maha, mis on päris suur töö. Ja siis hakkasin looma seda kontseptsiooni ja mõte oli siis selles, et tuua ka juurde selline samm-sammult kasvamise tee enda teadlikkusesse ehk siis sellesse, et sa teadvustad ennast looja olevusena. Et sina lood iga oma sõnaga, sina lood oma reaalsuse, iga sinu otsus, iga sinu kuhugi pööratud tähelepanu, reageeringud, mõtted, absoluutselt kõik, sa lood ise oma elu. Seda, mida sa enda maailmas koged, on sinu enda loodud. Ja seda pole kõikidel inimestel lihtne mõista ja sellesse tuleb jällegi kasvada. Seda ei saa niimoodi lihtsalt sisse lükkida, et võt nii on ja sa peadki teadma, et nii see tõesti on. Et sellesse teadlikkusesse me kasvame, areneme, liigume vaikselt läbi kogemuste ja kogemiste. Ja tihtipeale ei olegi vaja käia läbi kalleid kursuseid või mingisuguseid ka raamatuid. Mul on väga palju vaimseid raamatuid. Ma olen mõningad lugenud otsast otsani läbi, aga paljusid olen ma olles täht-kuld vähk, võib-olla see mõjutab, võib-olla ei mõjuta, aga võib-olla mul polegi vaja hakkama tagantpoolt ettepoole lugema või siis lihtsalt teemade kaupa või võtan nagu lihtsalt raamatu lahti ja ma leian sealt selle teema, mis mul on vaja. Meid juhatatakse sinna, mida meil on vaja ja mis teeb sulle sellise kliksi ära. Selles raamatus on, ehk siis nad on nagu raamatmärkmikud ja selles raamatus on kiisud. Kiisud tahavad süüa juba, kohe ma varsti lõpetan, siis saate teie süüa. Selles raamatus märkmikus on ka märkme leheosad, kuhu sa saad panna enda meetodeid, enda teadvustamisi, abivõtteid, taipamisi kirja, et sa neid ei peaks iga kord raamatust otsima taga, vaid sa võtad lahti ja sa vaatad teema lahti ja sul on seal, vot nii, ma saan kasutada seda. Ja seal on ka mulle tulnud aastate jooksul 2019 kanalduspostitused, ehk siis võib-olla kanaldused, luuletused ja ka siis teadvustamised, need teemad ja ka siis soovitused ja õpetused, mida sa erinevatel teemadel, näiteks kodupuhastusel või ruumi loomisel või erinevates olukordades abivõteteks või emotsioonidega hakkama saamiseks või alateadvuse puhastamiseks ja nii edasi kasutada. Raamatust, nagu ma mainisin vist juba, tuleb siis igast teemast tuleb siis üks selline videoõpetus, lahtiseletus, kanaldus ja selle jaoks sa saad liituda uues platvormis minu kanalisse ja aidata mul neid siis luua. Sa aitad mind sellega, et minu elu oleks nii energiates kui ka mateerias lihtsam, sest siis saan ma
enda massaažide ja seansside ka nii-öelda tehtud raha võib-olla kulutada reisile, sest mulle siin üks inimene tõi kingituseks koti, ütles, et sina reisid ka palju, et see on reisikott, käekott, selline reisikäekott ja siis ma olin vait ja mõtlesin, et ma ei mäletagi, millal ma reisimas käisin, sest minu mateeria läheb kõik nende kaardite peale, raamatute peale ja siia nii-öelda meditatsioonide ja kanalduste panemise peale. Ja lihtsalt selleks, et kuhugi reisida, on ju ka mateeriat vaja. Reisida võib muidugi ka mentaalselt, eks ju. Me ei pea füüsiliselt reisima. Ja vaadata ka reisisaated, mida mulle väga-väga Tiina Park ja kes on teinud neid reisisaateid seal, on väga head. Nii et ma loodan, et ma olen rääkinud endast piisavalt. Sul on nüüd ettekujutus, kes ma olen, millist tööd ma olen teinud ja mida ma teen igapäevaliselt. Siis reiki valgustervenduse seansse, kursuseid, reiki kursused koos valgustervendusega. Ma arvan, et ma olen Eestis ainuke, kes selliselt teeb häälestusi, saamaks siis mitte lihtsalt reiki, vaid reiki ja valguse armastuse kanaliks, sest reiki on valguse alaliik. Ta on esimene energia, mis tekib algallikast valgusosakeste väljumisel ja nende valgusosakeste nii-öelda kokkukleepumisel tekib esimene energialiik, mis on reiki. Valgustervendussüsteema häälestuse sind otse sinna algallika kanalisse, nendesse valgusosakeste vastuvõtmisse, nagu lihtsalt öeldes. Ja kogu see raamatu ja kaardid ja kõik minu töö ongi selleks, et sa saaksid 2026 liikuda ka uude dimensioonilisse tasandisse üle. Et sinu teadlikkus, sinu vastuvõtuvõime, uute energiavibratsioonide ja infode ja kaasamineks selle uude teadlikkusse oleks sujuv ja võimalik ja sulle võimete kohane. Ja millest ma siis veel räägin, kanalist veel. Avakanali leht @valgusekanal Marge ja seal tuleb sulle liitumise pakkumine ja toeta minu tegevust, olen sellest südamest tänulik. Ja nii nagu me ei näe, kui palju paneb näitleja, laulja, sportlane selle taha, et seda saavutust, seda võimekust, mis on lauljal või näitlejal, seda oskust saavutab, milline töö selle taga, me ei näe seda. Aga inimestena oleme me suured paikapanijad ja arvustajad ja mahategijad, kui nad ebaõnnestuvad. Sportlane ei saa sellist kauguse viset või hüpet, materdame ta maha, teadmata, mis seal taga on, kui palju see sportlane on endast andnud, ennast minetanud, et ta sinna on jõudnud üldse sellesse olümpiamängule või kuhugi suurele areenile ja siis lisaks ka muidugi lauljale või näitlejale. Sama on tegelikult igal sellisel, mitte ainult minul, vaid ka paljudel energiaterapeutidel või kuidas ma neid nimetan, valgustervendajatel, töötajatel tegelikult suur töö selle taga, et jõuda selleni, et toetage neid, mõistke neid, toetage mind, mõistke. Ja mida ma veel siis võiksin öelda? Nii kaardid kui raamatud, kui minu kõik tegevus aitab sul siis olla see looja, iseenda elu luua ja luua just seda, mida sa oma ellu tahad, mitte mida sa ei taha. Sest jah, nagu me ütlesime, loome ise oma reaalsust ja loomisel tuleb olla väga üksikasjalik, aga loomisel tuleb ka niimoodi, et teadvustada, et seda mul on vaja ja lased selle lahti, mitte ei ketra seda, mulle tahan ja see võiks ikkagi tulla, vaid et vot nii tore, mul on seal positiivselt teades, et see on asi olemas ja et sa oled selleks väärt. Ja ütled universumile, nii, see asi, lähen reisile ja universum loob kõik võimalused, et see sul tuleb. Nagu mina lõin endale podcasti, mitte tänase podcasti, vaid ühe podcasti, mis augusti keskel kuskil ilmub Kris Kalaga, sest ma mõtlesin sellest podcastist, ma teen endale podcasti ja
paar päeva hiljem tuli temalt pakkumine ja kui ma küsisin, kust ta selle mõtte nagu sai, ütles, et ta ei tea, see kuskilt poolt tuli talle. Ta oli vist näinud mingisugust minu postitust või midagi ja tal oli tulnud mõte, et ta pakub mulle podcasti. Või siis ma salvestasin YouTube'i uue platvormi kanali tervitust ja siis veel ühte lühimeditatsiooni ja tegin veel ühte salvestust ja siis tuli teadvustamine, et mul on vaja ju siis selle videotehnikuga ka ühendust nüüd võtta. Ja järgmisel päeval ma ei jõudnud veel tema poole pöörduda, kui ta ise küsis, kuule, kas sul ei ole vaja midagi teha. Muidu ma lähen homme reisile ja siis on mitu aega ja siis lihtsalt, kui ta ei saa midagi teha. Ehk siis loomine toimubki niimoodi. Annad universumile teada ja ta ise peegeldab sulle selle võimalused tagasi. Ta annab info selleni, kes saab sind aidata, kes siis võimaldab sulle midagi. Nii et ma arvan, et tänaseks ma lõpetan. Kui teil on mulle küsimusi, te saate siia YouTube'i salvestuse alla küsimusi kirjutada ja kes on juba liikmed, siis nendele ma vastan kõigepealt. Kui jäi midagi rääkimata või midagi segaseks jäi, sest infot on väga palju ja ma üritasin siis nagu lihtsalt ja kiiresti kõik ära rääkida ja vahepeal tulid ka siin segavad faktorid. Naabrid elavad ka oma elu, kes sõidab autoga, kes puhastab oma katust, tampides sealt sambla tutte alla ja just sel ajal, kui ma siis videotan. Terve päev on vaikus ja siis hakkab pihta. Ehk siis need on need segavad faktorid, mida tumedad jõud kasutavad, et kes panevad inimesele mõtte pähe, et mine nüüd seda sammalt sealt katusse pealt taha, nagu lahti tampima. Juhuseid ei ole. Et saadetakse info, ta ei tea ise ka, miks ta peab seda minema tegema, aga just need jõud annavad talle selle mõtte pähe ja nii see asi toimubki väga paljudes asjaoludes. Vot nii ja kohtume siis nendes videodes ja uutes salvestustes, meditatsioonides, oled oodatud liituma ja mul ei olegi muud öelda, kui et ma väga hoolin sinust, mul on missioon sind tõsta valgusesse. Ja praegu tuli see info, et ka paljud, kes tulevad mulle Reiki valgustervenduse seanssidele, siis valgusabilised, kui inimene on selleks hingena valmis või ta tegelikult kutsutaksegi minu juurde läbi valguskanalite, siis need valgusabilised teevad ise neile otse ühenduse häälestusinitsiatsiooni olemaks algalika valguse kanal. Ja mina ainult lihtsalt vaatan pealt ja mõtlen, vau, eks ju. Ehk siis läbi minu toimub väga palju huvitavaid asju. Kohtumiseni, tule seansile, kirjuta mulle, kuula minu meditatsioone, liitu kanaliga, et saada viimase aja meditatsioone kuulata. Ja oled rõõmuga oodatud ja ma tänan sind. Ja ma armastan sind, sest ma armastan elu, armastan maailma, armastan iseennast, aga eraldatust ei ole. Kõik on üks ühine väli. Ja kui sa juba seda vaatad siin ja kuulad mind, siis me oleme ühises väljas, ühises vibratsioonis, ühises mõistmises ja valguse kandjad ja kanalid ja võimuajakad. Kõik imelist sulle. Tšau!